Tere ja ilusat nädala algust. Veel enne, kui ma hakkan sõnumeid vaatama, mis see nädal siin meile tuua võib või mis energia on üleval, tahan sind kutsuda äh, ühele väljakutsele, mida mina viin läbi sellises kohas nagu Taro Akadeemia. Mine Facebooki, seal on selline grupp nagu Taro Akadeemia. Ja homme, 14. oktoobril ma alustan seal rahateemalist väljakutset. Ehk siis me paralleelselt vaatame rahateemasid ja õpime tarokaarte tundma. Et kui sind huvitavad tarokaardid ja sa tahaksid neid paremini tundma õppida ja samal ajal tahaksid ka vaadata rahateemasid läbi tarokaartide, siis see on midagi, mis sulle võib huvi pakkuda. See väljakutse kestab 7 päeva, iga päev ma esitan sulle küsimuse. Ja sa saad siis oma kaartide kaudu vaadata, mis vastuse sa saad. Ehk siis see on selline sisekaemuslik väljakutse, kus sa saad natukene rohkem iseenda kohta teada ja saad oma oskusi proovile panna, kuidas lugeda tarokaarte ja saad kindlasti ka areneda. Ja 7 päeva jooksul siis ma olen olemas, ma aitan sind. Aitan kaarte tõlgendada, aitan natukene sügavamale näha, nii et mine liitu selle grupiga, sealt juba leiad koha, kust sa saad väljakutsega registreerida, sest registreerimine on vajalik. Ja registreerides avaneb sul võimalus alla laadida digitaalne raha tarokaardipakk ka. Need on natukene teistsugused kui klassikalised tarokaardid, need sisaldavad rahateemalisi sõnumeid. Sa saad neid ka endale füüsilisel kujul osta ja kogu selle informatsiooni sa leiad sealt nende lehelt. Vot nii, aga meie nädala sõnum, mis meil tuleb? Ma loodan, et meil tuleb natukene rahulikum nädal, sest mina tunnen, et see nädalavahetus oli kuidagi selline sügav ja raske. Mitte ainult minu jaoks, vaid ka kollektiivi jaoks. Ja kuigi ma tajun, et see 13-14 võib veel olla mingisugune kummaliste energiate periood, siis ma loodan, et see nädala lõpp annab meile natukene hingamisruumi. Et mis see nädalavahetus, ma ei mäleta enam, mis sõnumi ma meile tõmbasin nädalavahetuseks, aga kohutavalt puudutas enda sisemist kasvu ja sellist, kuidas ma ütlen, ebavajalike kihtide eemaldamist ja kuidas neid ebavajalikke kihte eemaldada ikkagi läbi triggerite, eks ole, et me ei arene niimoodi, et universum näitab meile, näed, see on ebavajalik, lase sellest lahti. Ja kõik toimubki pehmuse ja kergusega. Väga palju toimubki pehmuse ja kergusega, aga need kõige sügavamad haavad, mis on meie kõige suuremaks takistuseks, aga mis loovad meile kõige suurema hüppelaua, neid haavu surutakse meile näkku ja meile veel rohkem surutakse selle haava peale, et me võtaksime ette selle haavaga midagi ja leiaksime selle õige iva ülesse. Ja kui me selle õige iva üles leiame, siis toimub metsikult suur vabanemine. Ja seal all on tavaliselt peidus ka meile metsikult suur kingitus. Nii et iga trigger, mida sa koged, ei ole mõeldud selleks, et sa saaksid, kuidas ma ütlen, veel rohkem ohvrirolli kukkuda. Need ei ole mõeldud sinu murdmiseks, vaid need on toodud sinu nina alla selleks, et sa midagi ette võtaksid. Et sa võtaksid vastutuse iseenda haavade eest, iseenda tervenemise eest ja hakkaksid ennast tõstma, sest tegelikult see, mis sinuga on juhtunud, ei ole sinu vastutada. Küll aga tervenemine on sinu vastutada, sest sinu haavad tegelikult mõjutavad ka sinu ümbritsevaid inimesi ja teie omavahelisi suhteid. Ja hästi suur samm on see, kui sa saad aru, et see, mis on sinuga juhtunud ja see kogemus, mis sa sealt kaasa võtad, on sinu enda loodud lugu, mida sa selle ümber hakkad jutustama ja sa oled selle omaks võtnud, tood enda närvisüsteemi ja enda mentaali tasandile ja see jääbki sind mõjutama, eks ole.
aga see lugu, mida sa juhtunu ümber lood, on sinu enda välja mõeldud, millele sa oled andnud elu. Ja see, kuidas sa seda lugu nii-öelda enda jaoks lood, sõltub sinu isiklikest arvamustest ja varasematest kogemustest ja kasvatustest ja see, kuidas sind on kasvatatud, eks ole, ja millised on need sinu isiklikud ideoloogiad ja nii edasi. Ja sellest sõltub ka see kogemus, mida sa sellest juhtunust kaasa võtad, eks ole. Ja kui sa suudad sellest perspektiivist välja astuda ja vaadata neutraalsuse tasandil, mitte hea-halb perspektiivist, vaid neutraalsuse tasandist, siis tegelikult see on juba suur asi ja sa saad iseenda emotsioonidest palju paremini sotti ja sa saad selle juhtunu enda jaoks juba palju kergemaks ja palju kergema vaevaga kas selja taha jätta on õige öelda, vaid pigem näiteks integreerida ja anda sellele juhtunule koht ja ruum iseenda energiaväljas. Mitte, et ta oleks takistus, vaid et see juhtunu on saanud märkamise ja see juhtunu on saanud sinu jaoks lahenduse. Ja sa ei pea enam emotsioonidega hoidma kinni, vaid sa suudad olla rahus ja neutraalsuses. Nii. Aga ma võtan meile siin sõnumikaarte ka algavaks nädalaks kollektiivile, mis meil siin lemuurlased soovivad öelda algava nädala kohta. Mida me kollektiivina peaksime kaasa võtma, arvesse võtma või enda sees vaatlema. Nii. Alistu. Alistumise kaart, ma võiks siia selle paralleeli tuua praegu sellega, mida ma rääkisin, et kui sul on need rasked juhtumised minevikus, eks ole, sul on mingid rasked kogemused, rasked emotsioonid, mida sa kaasas kannad, sa ei saa nendest lahti nende vastu võideldes, neid ignoreerides, neid maskeerides, neid kõrvale lükates. Sa saad nendest lahti, kui sa alistud sellele tundele. Alistumine mõne jaoks on võib-olla väga trigerdav sõna, aga sellel on hoopis sügavam tähendus. Sa võtad selle tunde, mis sinu sees on, omaks. See on sinu oma, see on sinu tunne ja see on okei, et sa niimoodi tunned. Sa ei pea seda eemale peletama, sa ei pea seda õigustama, mis iganes see tunne on. Ja luba endal tunda seda tunnet, luba endal minna selle tunde sisse, sest tavaliselt, kui meie sees on üks trigger, üks mingisugune tunne, see on mingisuguse mingisuguse teise emotsiooni või puudujäänud vajaduse maskeering. Ja seal all on midagi ja seal all on omakorda veel midagi, ehk siis me jõuame kihiti iseenda sisse rohkem ja saame aru, miks see trigger siin üldse on tekkinud, sellepärast et siin kihtide all on midagi jäänud meil puudu. Ja mida rohkem sa alistud nendele tunnetele, emotsioonidele, mis sul on, mitte sa ei lase neid ennast juhinduda ja mitte sa ei ürita täiega kontrolli võtta, vaid sa aktsepteerid, et on. Ja see juba tegelikult on lahtilaskmine, see, et sa teed ennast neutraalseks, okei, minu sees on viha, jah, on küll. Ja sa ei maskeeri seda, sa ei ürita seda kuskil kontrollida, kontrolli all hoida, vaid sa võtad selle vastu ja vaata, mis sul seal selle viha sees on, mis sul selle leina sees on, mis sul selle kurbuse sees on. Mine selle tunde sisse. Luba endal see tunne vastu võtta. Negatiivsed emotsioonid ei ole selleks, et neid tõrjuda, vaid need on samamoodi selleks, et need vastu võtta. Ja kui me vastu võtame, see ei tähenda, et need lähevad suuremaks. See ei tähenda, et läheb valusamaks. Ja see ei tähenda, et see hakkab meid juhinduma. See tähendab seda, et nad saavad ruumi meis. Ja nad ei pea enam olema reaktiivsed, sest nad on saanud tähelepanu. Ning lase toimuda ühinemisel, lase toimuda integratsioonil, sest see osa sinus, kes tunneb negatiivseid emotsioone, on sinu varjumina. Ja sinu varjumina vajab omaks võtmist.
ta tahab sinuga integreeruda, ta tahab sinuga ühenduda, ära tõrju teda ära, sest ta on ka väärt armastust. Ta on ka väärt eksisteerima sinuga ühes väljas, sinuga koos, sest mida terviklikumaks sa ennast tood, seda väekam sa oled, seda terviklikum sa oled, seda potentsiaalikam sa oled, seda rohkem joonduses sa oled universumiga ja mida rohkem joonduses sa oled, seda kõrgemale tõuseb sinu sagedus. Samamoodi, mida rohkem sa võtad oma emotsioone omaks ja lubad neil olla, see ei tähenda, et sinu sagedus muutub raskemaks ja kukub alla, vaid see tähendab seda, et sa oled iseennast omaks võtnud. Ja kui mida rohkem iseennast omaks võtame, seda kõrgemale me tõuseme sageduselt, eks ole. Seda vabamaks läheb. Et kui meie sees tekib meie emotsioonide osas ja meie varjumine osas vastuvõtlikkus, mitte tõrjumine, sest tõrjumine loob pinge. Pinged loovad takistuse ja loovad raskuse. Nii. Ma loodan, et mu jutt kõlab arusaadavalt. Aga minu käest äsja küsiti, et kuidas oma sagedust tõsta. Võtagi ennast omaks. Kõik oma negatiivsed küljed ja su sagedus tõuseb. Nii, sõnumikaarti veel meile. Ja kui see alistumise kaarti siia veel vaadata, siis need nädalaalguse energiad on natukene mõne jaoks võib-olla veel keerulised, siis ära proovigi nende energiatega midagi teha, ära proovi neile vastu seista, ära proovi nendest sotti saada. Let it be. Beatlesi laul hakkas mul peas mängima praegu. Lase olla. Lase nendel energiatel olla. Ära mine kaasa, ära lükka ära ürita nii-öelda nagu nähtamatuks teha. See, mis toimub, las toimub. Sa vaata neutraalselt kõrvalt. Ja hoia iseenda tasakaalu. Nii. Veel sõnumid siia nädalasse. Learn, õpi. Mingisugune õppetund on tulemas, tundub, ja ma arvan, et see õppetund ongi alistumise õppetund. Kui rahusse sa suudad jääda siis, kui kõik ümber mõllab? Kas sa suudad enda keskmesse jääda, kas sa suudad säilitada enda fookust? Test, öeldakse mulle praegu, et see, mis toimub, on test. Kui kindlaks sa suudad endale jääda? See endale kindlaks jäämine ei ole see energia, et ma hullult hakkan vastu, vaid see on selline neutraalne kindlaks jäämine, see on see vaikne enesekindlus, mis tegelikult on kõige võimsam. Mis ei pea minema rünnakule, mis ei pea tõestama, mis ei pea näitama, esinema, presenteerima, vaid siin testitakse praegu, kui ühenduses sa oled endaga, kui palju sa usaldad praegu universumit. Kui palju sa usaldad seda, mis juhtub. Tavaliselt, kui meiega hakkab midagi negatiivset juhtuma või kui me tunneme, et midagi hakkab laiali lagunema, siis me enam ei usalda. Me hakkame hullult tegutsema, me hakkame rabelema, me hakkame väljapääsu otsima, me hakkame põhjuseid, vastuseid otsima, kõik nagu kohe läheb. Me kohe kukume sinna usaldusest välja ja metsikusse kontrolli. Aga kas sa sellistel hetkedel, kui on segadus, ka suudad usaldada? Võib-olla sa oled oma arengus seal maal, et sa saad aru, et okei, mida rohkem usaldan universumit, seda voolavamaks kõik läheb. Aga kas sa usaldad siis ka, kui kõik kokku variseb sinu ümber? Kas sa siis oled ka selles usalduses, millest sa räägid? Et selline testi ja õppetunni koht. Vot nii, aga vaatame tarokaartidega ka. Mis need tarokaardikesed meile ütlevad algava nädala kohta? Mis meil on ees ootamas, mis on see sõnum kollektiivile?
sul tuleb mingi sõnum tuleb pähe, et sõnadel on kaal. Watch your words, jälgi oma sõnu. Jälgi, mida sa ütled. Sõnad loovad. Peaaegu iga nädal tuleb meile siia see surmakaardikene sisse. No siin tuleb ka see samamoodi õppimine. Pentaaklite 8 on täpselt see sama õppimise kaart, millest ma rääkisin. Ja õppimine läbi mille? Mõõkade 5. See on ehtne konfliktikaart. See on selline kaart, kus mis hoiatab, et keegi võib kasutada sinu vastu ebausaid võtteid või oled sina ise ebaus. Üritad mingisuguste ebaausate taktikatega või meetoditega saada oma tahtmist. Aga see on üli oluline õppetunni koht, et sa ise endale tunnistad esiteks, kas sina oled olnud ebaaus või sa tunnetad ära, kas keegi teine on sinu vastu olnud ebaaus. Sest selline nagu siukse surumise ja võitlemise energia siin natukene üleval on. Ja väga palju on sellist ka nagu tolmu üleval. Et mingisugust udu ja valejuttu, asjad ei ole selged ja see tekitabki seda konflikti ja sellist ebaausat käitumist, mis tegelikult tuletab meile meelde mõõkade kuninganna. Hoia oma pea selge. Hoia oma mõtted selged. Oma mõtteid ei saa selgeks mõelda, eks ole, sest see viib meid ülemõtlemisse. Oma mõtteid me saame selgeks tunnetada läbi oma südame elades. Aga praegu see kaart keskendubki hästi sellele, et sa hoiaksid oma fookust kogu selle kaose keskel, mis see mõõkade 5 energia tahab tuua. Et see on sulle tohutu õppimise koht, mis viib sind, kui sa näed läbi selle õppimise koha, selle testi koha, see tegelikult viib üli kiiresti sind edasi karikate 9 energiasse. Sellest konfliktist võib sündida või sellest segadusest. Ma ei saa öelda, et see konflikt, mis on inimeste vahel, see konflikt võib olla sinu sees ka iseendaga. Ja kui sa suudad justkui nagu näha läbi sellest konfliktist ja sellest testist läbi närida, et okei, praegu universum meelega testib mingisuguste segaste energiatega, kas ma suudan oma fookust hoida ja kas ma suudan iseendale kindlaks jääda. If you stand your ground. Mul tulevad ingliskeelsed mingid kanaldused vahepeal. Kui sa jääd iseendale kindlaks oma sellele südame häälele. Ja siin on väga sellised kiired kaardid, mis viivad sind rahulollu ja energiasse. Ehk siis kui sa sellele segadusele ei hakka vastu, ei ignoreeri, vaid sa oled neutraalne, siis võib toimuda väga kiire lahenemine, väga kiire edasiminek kogu sellest kupatusest, mis praegu valdab. Võib tekkida selline tunne, et sa tahad ennast hullult isoleerida ja kuidagi olla omaette, sest ei ole kerge see, mis toimub. Tekitab sulle unetuid öid, tekitab sulle raskust, tekitab igasugust ebamugavust, aga ära unusta, et mitte miski ei ole veel kadunud. Sa praegu keskendud võib-olla sellele, mis on kadunud, aga sa ei vaata sellele otsa, mis on tegelikult olemas ja mis on tegelikult sul võimalused. Ära isoleeri ennast. Vajadusel küsi abi, jaga, aita, näita, et sa, näita välja, et sa oled iseendaga segaduses oma kallitele usaldusväärsetele inimestele.
sest jagades võib sul tekkida selgus. Sõnadel on vägi, eks ole, kui sa sõnastad endast välja oma probleemid, kas sa kirjutad need välja, räägid kõva häälega välja iseendale või kallile inimesele, siis tekib teatud vabastus. Sa oled saanud enda seest selle koorma välja, eks ole, ja see juba hakkab looma energeetiliselt ruumi sinus. Ja sul võivad tekkida uued taipamised, uued arusaamised kogu sellest olukorrast. Et sa ei jää selle olukorraga täiesti üksinda pimedusse, vaid sa annad sellele olukorrale ruumi liikuda sellega, et sa kasutad sõnu selle vabastamiseks. Kuidagi sõnad on, mulle öeldakse, et nagu sõnad on hästi olulised praegu. Kuidas sa valid oma sõnu, kuidas sa väljendad ja et sa ei hoiaks tagasi seda, mis väljendamist vajab. Ära hoia oma raskust enda sees, ära kanna seda üksinda. Ja kui sa sõnastad selle raskuse välja endast, nii nagu autentselt sul tulla tahab, eks ole, siis see juba omakorda on see, et sa oled selle raskuse endas vastu võtnud. Et sa ei tõrju enam, sa ei maskeeri, sa ei õigusta, mis iganes, vaid sa paned selle, mis toimub sinu sees, sõnadesse, sest see tähendab selleks, et sõnadesse panna seda, mis sinu sees toimub, tähendabki seda, et sa pead sellele otsa vaatama ja omaks võtma. Mis tähendabki omakorda seda, et see kõik, mis sinu sees toimub, saab neutraliseeruda. Pikk segane jutt. Aga ma arvan, et sulle jõudis kohale. Seega, tuleb jälle selline sügavam nädal, mul on tunne. Ja läbi selle sügavuse tuleb edasiliikumine, tuleb kergus, tuleb see rahulolutunne, heaolutunne. Nii nagu meile karikat 9 siin näitab, eks ole. Ja see ongi unistuste kaart, rahulolu kaart. Nii et laseme nendel transformatiivsetel energiatel endiselt toimetada, sest me oleme kollektiivselt uuenemise faasis. Siin uuenemine sõltub sellest, kui hästi sa oskad seda vastu võtta, kui teadlik sa oled iseendast. Ja meil on kogu aeg võimalus õppida teadlikkust iseendast, sest universum testib kogu aeg. Sest planeet Maa on ülikool siin meie universumis, kuhu tulevad ainult kõige tugevamad hinged. Nii et vägev, et sa eksisteerid siin koos minuga. Mõnusat nädala jätku sulle ja tšau!